Täna me oleme jälle teises Moosese raamatus. Teises Moosese raamatus, kus Jumal kutsub välja oma rahvas Egiptusest. Nad tulevad Siinai mäele või Siinai mäe juurde. Ja ta kutsub neid enda oma rahvaks saama. Ja ma nägin nendes peatükkides 25-36, siis ei pea kartma, et ma ei tule mingi 4-tunnine jutlus, et nii palju peatükke katame täna. Aga ma nägin nendes peatükkides ühte teemat, andmise teemat. Et Iisraeli rahvast nad õppisid andma Issandale. Sest oli vaja midagi ehitada. Ma mäletan, et sel aastal, kui juhtus see 911, kus need 2 tornid New Yorgis rünnati ja varisid kokku. Sel ajal paljud inimesed hakkasid koguduses käima, hakkasid kirikus käima, hakkasid uuesti palvetama, mõtlesid Jumala peale. Ja nende hulgas oli ka minu vanavanemad, minu isa pool. Vanaisa ja vanema hakkasid kirikus käima ja nemad ei olnud aastakümneid kirikus käinud. Nende usuelu oli, ütleme, nagu külmaks läinud. Need olid usklikud. Aga siis nad hakkasid uuesti kirikus käima. Siis nagu ma hea meelega, kui ma käisin neil külas järgmine kord peale seda 911, siis ma käisin nendega ühes nagu toredas koguduses seal Tampa linnas, Floridas. Ja ma nägin kohe, enne kui jutlus hakkas ei olnud selle teemal, aga igal pool olid plakatid, bännerid, kus oli seal kirjas, et nagu tõuseme üles ja hakkame ehitama. See olid sõnad otse võetud Nehemia raamatust, kus Nehemia kutsus Iisraeli rahvast, et nad ehitaksid Iisraeli müürid valmis uuesti. Et siis see pastor koos juhatusega, nemad olid otsustanud, et me vajame uut hoonet. Ja küll oli näha, et see saal oli täis inimesi ja parklas oli raske parkimiskohta leida. Ja et kõiki selle lahendada, let us rise up and build, oli siis inglise keeles, et nagu tõusme püsti ja hakkame ehitama. Ja siin ka teises Moosese raamatus oli kätte jõudnud, kus Iisraeli rahvas pidi midagi ehitama Issandale. Ja mis see oli? See oli koguduse telk. Koguduse telk koos selle mööbliga, autoritega, koos preestri riietusega ja kõik, mis on sellega seotud. Ja selleks oli vaja Issandale anda kingitusi. Siis me õpime täna andma Issandale. No piiblis siis, piibli järgi, kuidas peaksime Jumalale andma? No kõigepealt me näeme, et iisraelased näitavad meile, et me peame andma vabatahtlikult. Issand tahtis, et Iisraeli rahvas annaks vabatahtlikult temale. Siis hakkame lugema peatükis 25 ja esimesest salmist. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, ütle Iisraeli lastele, et nad tooksid mulle tõstelõivu igaühelt, kes annab heast südamest. Võtke minu tõstelõivu. Ja see on tõstelõiv, mida te peate neilt võtma. Kulda, hõbedat ja vaske, sinist, purpurpunast ja helepunast lõnga ning peent linast lõime, kitsekarvu, punaseid jääranahku, merilehmenahku, akaatsiapuud, valgustusõli,
palsameid võideõliks ja hea lõhnalisi suitsudusrohte, karne oolikivi või kive, ilustuskive, õlaröö ja rinnakilbe jaoks. Ja nad tehku mulle pühamu, siis ma asun elama nende keskele. Tehke täpselt eeskuju järgi, mida ma sulle näitan. Elamu ja kõigi selle ristade mudeli järgi. Oli vaja palju asju, väga palju asju, et saaks ehitada mida? Koguduse telki. Ja ta ütles, et selleks oli vaja nii, et Issand saaks nendega koos elada. No, me räägime rohkem sellest mõttest, teises jutluses. Aga israelased pidid andma heast südamest, teises salmis, et nad tooksid mulle tõstelõivu igaühelt, kes annab heast südamest. Issand tahtis, et inimesed vabatahtlikult annaks Issandale. Kui palju peab andma, ütle mulle, siis ma annan ja ülejäänud jääb mulle. Issand ei olnud nii, lihtsalt andke heast südamest. Kui palju sa arvad, kui palju sa tahad mulle anda, siis anna nii palju. Ja nad hakkasid neid asju Issandale tooma. Jeesus muidugi on meie kõige suurem eeskuju. Ja Jeesus, kui ta andis ennast, see oli kõige suurem kingitus, mida Jumal on kunagi meile andnud, on Jeesus ise. Ta andis ennast vabatahtlikult. Kirjas Hebrealastele 12.2 ütleb, vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on istunud Jumala trooni paremale käele. Ta andis ennast vabatahtlikult meie eest, meie pattude eest. Aga paneme tähele paar mõtted selles kirjakohas Hebrealastele 12.2. Ütleb, et kes häbist hoolemata kannatas risti. Häbist hoolemata või hoolimata. Me teame, et see ristisurm, see oli kõige vist häbelikum surm, mida sa kunagi saad kannatada. Näiteks Ameerikas, kui inimesed hakkasid asutama neid tühjaid kohti seal läänes, olid neid kauboid ja neid pätid ja kui inimesi mõisteti surma, siis nad panid ta rippuma, kuni ta suri. Mõned minutid võib-olla kõige rohkem, siis on see inimene surnud. Kui prantslased tapsid oma kuninga ja kõik, kes valitsesid, siis nad leiutasid sellise asja, kus inimene hetkega said surma. Lihtsalt pea rajuti ära ühe hetkega. Kui kaua see inimene kannatas, võib arvata, et mitte kaua. Aga ristisurm ei olnud mõeldud nii, et inimene ei kannataks kaua. See ei mõeldud vastupidi, et inimene kannataks kõige kauem, kõige võimalikult kaua aega seal kõigi ees. Ilma riietuteta ja haavatud enne oli pekstud läbi ja see inimene, et hingata, peab ennast tõstma. Aga mille peale ta toetub? Naeta peal, mis on pannud läbi ta jalgade ja läbi kätte. Kuni lõpuks peale mitu tundi ta enam ei jaksa ennast tõsta, et hingata ja ta lämbub ära seal
kõigi ees. No, nad kõik vaatavad, kuidas tema keha väriseb ja kuidas veri voolab ja kõik on näha. Ei saa midagi peita, see on kõige häbelikum surm. Jeesus teadis seda. Isegi tuli seal ajal, kui selline surm oli see tavaline nagu surm Rooma ajal, häbist hoolemata ta tuli, vabatahtlikult andis oma elu meie eest. Ja siis mis veel? Teine asi, ta kannatas risti temale seatud rõõmu asemel. Seatud rõõmu asemel. See tähendab, et ta valis vabatahtlikult. Rõõmu asemel ta valis hoopis risti surma. Tähendab, et tema oli kõikvõimas Jumala poeg, Jumal ise, maailma looja. Kui ta ei oleks nõus niimoodi surema, siis ta ei oleks niimoodi surnud meie eest. Ta võis öelda, et ei, ma ei taha, ma ei tee seda. Ma olen teid loonud ja ma võin teid hävitada kõik. Aga selle rõõmu asemel, et lihtsalt ta hakkab valitsema, ta kannatas seda risti surma vabatahtlikult. Tema andis kõike ja nüüd meie peame andma Jumalale tagasi, sellepärast, et ta on kõike meile andnud. Just nagu need israelased vabatahtlikult heast südamest andsid Issandale. Me näeme, et teises kirjas korintlastele, et Jumalale meeldib rõõmus andja. Rõõmus andja. Äkki ma vaatan kiiresti seda kohta. Teine kiri korintlastele. Paulus kirjutas nagu palju sellest, et nad pidid andma. Ta ütles, igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Ta ütles, et mitte nördinult. Mõte on siin, et see ei tohi nagu valus olla. Et no ma pean Jumalale andma, ma väga ei taha. Aga Jumal on seda käskinud, siis ma teen seda. Aga oi kui valus. Oi kui valus. Ma juba mõtlen, et kuidas ma oleks saanud, mida ma oleks saanud selle rahaga teha, aga hoopis andsin Jumalale. See meenutab mulle üks pühapäevakooli õpetaja, mis mul oli, kui ma olin laps ja ta ütles, et ta läks kirikusse ühel päeval ja nagu Ameerika kirikutes on nagu tavaks, et nad andsid need ohvri taldrikud edasi. Nagu igaüks võtab ja siis annab edasi järgmisele inimesele, kes tahab, siis paneb midagi sisse, kas sularaha, kas mingi ümbrik, mille sees on raha, et keegi ei näe, kui palju sa paned, kuidas sa tahad. Aga siis ta teadis, et ma pean midagi andma. Tol oli südames see mõte, mis mul on raha taskus. Mul on üks viiene nagu $5 ma annan selle. Aga mul on üks 50 ka. Aga ma vaatan, et ma ei võtta seda vale dollari täht. Ja siis ta tegi nagu nii kähku. No ei tahtnud, et keegi vaataks, see tegi nii kähku. Pani sisse. Aga siis see taldrik läks edasi. Aga selle peal oli tema 50 ja viidi ära lihtsalt. Mõtles, oi, ma tahtsin hoopis selle 5 panna. Minu 50 läheb ära. Ta tahtis nagu nutta. Et see oli päris valus. Aga Jumal ütles, et mitte nördinult,
ei, Jumalale meeldib rõõmus andja. Ja mitte sunnitult. Mitte sunnitult. No siis tuleb meelde veel üks väike lugu, et kui ma olin umbes 7-aastane, me käisime heas koguduses seal Alabama osariigis, Mobiili linnas. Leidsime nagu head kogudust, nagu paarsada inimest käisid seal ja nagu seal on tavaks, et oli pühapäeva õhtune jumalateenistus ja peale jumalateenistust siis need noored, tähendab nagu valalised inimesed, kes olid nagu, ma ei tea, 18, kes olid 20, 25, 30, aga nemad ei olnud abielus. Neid kutsuti pizzat sööma ja siis pärast võrkpalli mängima. Ja kutsuti minu isa, nemad, kes korraldasid, et no ma tean, et sa oled abielus, sul on lastega, aga tule, siis ole siis õnnistus nendele valalistele noortele inimestele ka. Et sa oled selline nagu naljakas, rõõmus mees. Tule sina ka oma perega. Ei ole muret. No pizza jätkub kõigile. Sest oli mina ja minu väike vend, kes oli võib-olla siis mingi 2-aastane. Aga kui see pizza kuller tuli, paljude pizzakastidega, sest oli, ma ei tea, kui palju inimesi oli, mingi 30 vähemalt või 40. Ja siis need korraldajad vaatasid üksteise otsa, me peame siis maksma. Siis vaatasid minu isale, et kas aitad, annad ka mingi $20, $30, meil on abi vaja, et aitad. Isa oli, ma pean ütlema, isa pärast rääkis, mis juhtus. Ütles, et talle ei meeldinud see. Sest nemad ütlesid, et jätkub kõigile, ei ole muret. Aga nüüd tuleb välja, et tema on üks peasponsor ja tema peab raha andma ja päris palju, et teised saavad tasuta süüa. Et niimoodi on siis õnnistus teistele. Aga te seda enne ei olnud. Aga mida isa teeb? Kas ta hakkab seda ütlema nüüd? Ei. Sest kõik vaatavad ja kõik on kristlased, kõik armastavad üksteist, et muidugi annab. Ja siis ta andis. Aga see oli, ma võin öelda, et see oli sunnitult. Et ta oli tunne, et ma pean seda tegema nüüd kõigi ees, ma pean seda tegema. Mul ei ole pääsu. Aga ei, kui me anname siis heast südamest, me anname, Jumalale meeldib rõõmus andja. Nad andsid siis vabatahtlikult. Aga nad andsid ka kuulelikult. Tähendab, et nad kuulasid Jumala sõna ja sellepärast nad andsid. See oli ka olemas. Kui vaatame edasi, jälle ma ei hakka kõike seda lugema täna, aga me vaatame edasi, tuleb ette see andmise teema 30. peatükis, salmid 11-16. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, kui sa arvestad Iisraeli laste päid, neid, kes ära loetakse, siis andku iga mees oma hinge eest lunaraha Issandale, et neid ei tabaks nuhtlus, kui nad ära loetakse. Iga üks, kes asub ära loetavate hulka, andku pool seeklit püha seekli järgi, 20 keera seeklis, tõstelõiv Issandale on pool seeklit. Iga üks, kes astub ära loetavate hulka, 20 aastat vana ja üle selle, peab andma Issandale tõstelõivu. Rikas ärgu andku rohkem ja kehv ärgu andku vähem kui pool seeklit. Kui te annate Issandale tõstelõivu lepituseks oma hingede eest. Võtta Iisraeli lastelt lepitusraha ja kasuta seda koguduse telgi teenistusteks. See meenutagu Issanda ees Iisraeli lapsi, et saaksite lepitust oma hingedele.
no iisraelased siis pidid lunastama kõik meesterahvad. Kõik meesterahvad. Kas see oli vabatahtlik? Ei olnud tegelikult, ei olnud. Nad pidid seda tegema. No kui itsand ütleb, et neid ei tabaks nuhtlus, siis ma arvan, et ei ole vabatahtlik. Ma arvan, et see on kohustuslik. Muidu tuleb häda, muidu tuleb nuhtlus. Te peate seda tegema. Pool seeklit, kas oled rikas või vaene, kõik annavad sama. Ei ole nii, et igaüks oma südamest mõtleb välja, et ma annan nii palju. Ei, pool seeklit. Mitte rohkem, mitte vähem. Täpselt see. Ja siis hiljem, kui nad andsid, näiteks peatükis 38, siis oli kokku 100 talenti ja 1775 seeklit hõbedat. Et täpselt nii palju, kui igaüks, ja need mehed olid 603 000 ja natuke rohkem meest. Ja see on nüüd täpselt nii palju, kui igaüks annab pool seeklit, siis tuleb täpselt nii palju, 100 talenti ja need seeklid. Tähendab, et nad andsid, sest nad pidid andma ja täpselt. Nad kuulasid lihtsalt Jumala sõna. Ja Jeesus, jälle meie suur eeskuju, kui tema andis ennast, ta andis ennast kuulelikult. Jah, vabatahtlikult, aga ta andis ennast ja ta oli kuulekas oma taevasele isale. See oli see, mida taevane isa tahtis. No, ma loen siis Lukas evangeeliumist 22:42. Jeesus palvetas Getsemani aias. Isa, kui sa tahad, võtta see karikas minult ära. Ometi ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma. See ristisurm oli nii jube. Jeesus palus, et isa, kas on tõesti ainus võimalus? Ja me teame, et on. Aga ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu tahtmine. Ta oli kuulekas. Ma teen seda, sest ma tean, et tuleb teha. Ma tean, et see on õige ja ma kuulan sinu sõna, isa. Ta on meie suur eeskuju. Kuulas Jumala sõna ja andis kõike. Tähendab, et andis enda elu. Aga me lihtsalt anname Jumalale tagasi see, mis on Jumala oma tegelikult. Matteuse evangeeliumist 22:21. Nüüd jälle ma kiiresti leian. Nad ütlesid temale, ta küsis, et kelle pilt on kiri, selle mündi peal. Nad ütlesid temale keisri. Siis ta ütles neile, andke nüüd keisrile keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma. No tavaliselt me mainime seda, kui räägime sellest nagu maksude maksmisest. Aga keskendume selle teisele lõpuosale, et anna tagasi Jumalale Jumala oma. Sa mõtled, et see on minu raha. See on minu raha. Kas ma annan siis osa minu rahast Jumalale? No tegelikult see on kõik Jumala oma. Eriti kui sina oled Jumala oma. Kõik juba kuulub Issandale. Küsimus on hoopis niimoodi, et kui palju ma tohin endale lubada, aga kõik ülejäänud siis annaks Issandale umbes. Muidugi Jeesus rääkis seda Moosese lepingu ajal, kui Iisraeli pidi kümnist andma Jumalale. Joosep ja Maria, nad pidid Jeesust lunastama esmasündinu pojana seal templis. Me loeme sellest. Me enam selliseid asju ei tee, sest see oli Moosese seadus.
Aga isegi praegu, kui me saame aru, et jah, see oli Vana Testament, aga me teame, et Jumalale on väärt andmist. Ta on meid lunastanud ja meie patuvõla kinni maksnud. Ainus loogiline järeldus, ainus loogiline nagu reageering sellele on see, et tagasi anda kõike. No see ei tähenda, et sa lähed koju, tühjendad oma pangakonto ja siis tuled järgmisel nädalal kogudusele, et see on kõik. Kõik, mis mul on, kõik oma elu säästmised ja raha, müüsin oma maja maha ja auto maha, see on kõik, mis mul on. Ma annan siis Jumalale. Ma ei tea, kas Jumal tahab, et sa täpselt seda teeks, aga me võime alustada näiteks 10, nagu Vanas Testamendis oli. Miks me peame sellest nii kiiresti loobuma? Aga me anname kõik Jumalale tagasi, sest tegelikult see kõik kuulub niikuinii Jumalale. Ja kuulekult, sest Jumal on öelnud, et me peame talle andma. Siis jah, heast südamest, aga samas lihtsalt kuulame Jumala sõna. Ja, Jumal ütles, et anna siis Jumala tööle, Jumala kirikule. Me teeme seda, sest oleme kuulekud Jumala lapsed. Aga siis lõpuks me anname külluslikult Jumalale. Külluslikult. Ja nüüd veel edasi 2. Moosese raamatus salmid 1-7. Tegelikult alustaks 2. salmist. Siis Mooses kutsus seda tegema Betsaleli ja Oholiabi ning kõik osavad mehed, kellele Issand oli andnud tarkus südamesse, igaühe, keda ta südas sundis tööle minema. Ja nemad võtsid Mooseselt vastu kogu tõstelõivu, mida Iisraeli lapsed olid toonud pühamu ehitustööks, mis neil tuli teha. Aga temale toodi igal hommikul veel vabatahtlikke ande. Tähendab, et inimesed andsidki heast südamest. Ja igal hommikul nad andsid juurde tuli 4. salmis. Siis tulid kõik need osavad, kes tegid kõiki pühamu töid, igaüks oma töö juurest, mida ta parjasti oli tegemas, ja rääkisid Moosesega öeldes, rahvas toob rohkem, kui on tarvis selle töö tegemiseks, mida Issand on käskinud teha. Siis Mooses käskis leeris kuulutada ja öelda, ükski mees ja naine ärgu töötagu enam pühamu tõstelõivu jaoks. Siis rahvas enam ei toonud, sest tagavara oli küllaldane kogu tööks, mida tuli teha ja jäi ülegi. Nii äge on seda lugeda. Mõtled, et kas iisraelased andsid? Jumal ütles, et anna siis heast südamest. Kas siis igaüks ütles, et süda ütleb, et nii vähe kui võimalik. Siis rohkem jääb mulle. Aga ilmselt nad nõnda ei käitunud. Nad andsidki heast südamest ja külluslikult. Nad andsid palju. Rohkem kui Mooses arvas, et nad annaksid. Ja nemad, kes tegid seda tööd, nad vaatasid kõiki need hunnikud, purpurpunast lõngat ja kulda, hõbedat. Nad ütlesid, et aitab. Mooses, meil on liiga palju juba. Ja vaata, inimesed veel toovad. Ütled, et ei ole enam vaja. Siis Mooses pidi ütlema kõikidele, et kuulutage igal pool leeris, et ei ole enam vaja. Ja Jeesus, kui ta andis ennast täielikult. Kirjas Filiplastele 2.8, ta alandas iseennast
saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. No, kui Jeesus andis ennast vabatahtlikult, kuulelikult, siis muidugi ta andis ennast täielikult enda elu. Mida rohkem ta võis anda meile. Ta andis kõike, kui ta andis iseennast. Ja meie anname Jumalale ka külluslikult. Üks kuulus tegelane Ameerika vabadussõjas, tema nimi Nathan Hale. Ja tema oli Ameerika luuraja ja ta jäi vahele. Need britid võtsid ta kinni. Sel ajal mõlemad pooled käitusid samamoodi. Kui luuraja või spioon jääb vahele, siis on surmanuhtlus kohe. Sa oled spioon ja sa saad surma. Nathan Hale teadis seda. Ta oli vahele jäänud, ta oli juba vanglas ja siis järgmisel hommikul nad panid ta rippuma, kuni ta oli surnud. Aga enne mõned ütlevad, et tema rääkis selliseid sõnu, et I regret that I have but one life to lose from my country. Ehk nagu mul on kahju, et mul on vaid üks elu, millest saan loobuda oma riigi eest. Ta hea meelega andis kõik, mida oli võimalik anda selle suure põhjuse pärast. Kuigi see oli vaid üks riik siin maa peal, mis on olnud siin vaid lühikeseks ajaks ainult ja ei kesta igavesti. Aga isegi selle eest oli valmis kõigest loobuma isegi oma enda elust. Aga meie räägime Isandast, meie räägime Jumala riigist, mis kestab igavesti. Millest oleme valmis selleks loobuma? Kirjas roomlastele 12 tuttav pühakiri. Aga siin on kirjas, et nüüd vennad kutsume teid üles Jumala suure halatsuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Jälle, nagu ma hakkasin ütlema, et ei ole täpselt nii, et sa annad kogu oma raha ja varandus ühe summana kirikusse. Vaid Jumal tahab, et sa oleks selline elav ohver. Mitte lihtsalt see, nagu sel ajal, et nad põletasid põletusohvri ära seal Jumalale, et teda kummardada. Vaid Jumal tahab, et sina ise oleks selle altari peal. Aga mitte see, et sa sureks ära, vaid see, et sa nagu jääd sinna, sa ütled Jumalale, et kõik, mis mul on, see on sinu oma. Ja ma annan sinu kirikule, ma annan, ma ei tea, ükskõik millele sa tahad, et ma annaks, aga isegi see, mida ma ei anna, see kõik kuulub sinule. Et ma olen sinu teenistuses. See maja, mis mul on, see auto või see korter või mida iganes, mis sul on, see on kõik sinu teenistuses. Kui ma saan olla õnnistus inimestele sellega, mis mul on, siis ma olen valmis. Et ei ole nii, et kõik, mis mul on, ma naudin ja ainult minu pere on siin nurgas. Ei, et me tahame olla õnnistus teistele. Me tahame, et kõik
mina täielikult sinu teenistuses, kõik, mis mul on sinu teenistuses. Ma kasutan seda, et ole õnnistus teistele ja et ma saaksin Jeesust jagada teiste inimestega. Siis sa oled selline elav ohver, elav põletusohver nii-öelda. No vanaisa kogudus seal Tampa linnas. Nad korjasid kokku kõik raha. Nad ehitasid selle uue kirikuhoone valmis. Kuigi vahepeal olid raskuseid ja tagasilööke, ma mäletan neid, aga see on pikk lugu. Aga inimesed andsid ja nad ehitasid selle valmis ja siis nad hakkasid Jumalat kummardama selles uues hoones. Ja Iisraeli rahvast, nemad andsid, korjasid kokku kõik, mida koguduse telgiks vaja oli. Kõik nende riietuse jaoks ja altari jaoks ja telgi jaoks. Kõik oli olemas ja jäi ülegi. Aga meie oleme ka Jumala rahvas ja meie ka anname Jumalale. Me anname siis vabatahtlikult. Me anname sellepärast, et Jumal käskis meil andma. Ja me anname külluslikult, et kõik, mis meil on, kuulub Jumalale. Aga siis jääb küsimus. Iga üks oma südames peab seda küsima, et kas Issand on mulle nii oluline, et kõik, mis mul on, kuulub tegelikult talle.